Haapsalu linna külje all väikese viigi suhteliselt kinnises lahesopis avastasid kohalikud jää- ja hapnikuvangi jäänud kalad. Kõhud ülespidi ulpis neid seal päris palju. Seda juhtub siis, kui külmad talved kaanetavad pigem sellised siseveekogud kuni põhjani ära. Vabatahtlikud kalakaitsjad Haapsalu linn tulid kiirelt appi jäässe auke puurima, et natukenegi leevendada seal tekkinud keerulist olukorda. See on juba vist siin päris pikalt olnud, 6 aega kindlasti see probleem. Aga midagi saame ikka kellegi jaoks ära teha. Kalade veekogusse kinni jäämine on looduslik probleem. Siin midagi ennetavat teha ei saa. Sellised olukorrad tekivad külmade talvedel ja see on paratamatus. Linn pani tööle pumba, mis pumpab merest vett siis tiiki, järve. Ja kohalikud on abiks tulnud ja auke puurima, et siis et see vesi tuleks aukudest järve peale, sulataks lume ära, valgus saaks ligi ja siis toimuks jälle vee elustik hakkaks jälle elama ja siis tekib ka hapnik. Et need, kes on veel elus, et neid me üritame ikkagi päästa. Selline olukord ei ole meil iga-aastane. Tegelikkuses juhtub seda aeg-ajalt, viimati oli vast 10 aastat tagasi, aga sellel aastal on see olukord juba teist korda, ehk et jaanuari 2. nädalal kusagil me juba teostasime. Tegime juba viigile puurauke kaladele hapniku varu tagamiseks. Väga oluliselt palju abi sellest tõepoolest ei ole, eks loodus teeb ju oma töö, et selle looduse vastu tegelikult siin ametnikud ja ka kalakaitse tegelikult ju nii hästi ei saa. Linn lõpmatusini jääd seal ka lõhkuda ei taha, sest palju käib jääl talverõõmude nautijaid. Keskkonnaameti inimesed käisid kohapeal vee hapniku sisaldust mõõtmas ja oli võimalik tõdeda, et see on kriitiliselt madal. Hapniku sisaldus oli 0,68 milligrammi liitri kohta. Aga võiks olla 2 rohkem, et kalad elus püsiks. Et mis siis sellest näitust nüüd järeldada saab? Pole hapnikku praktiliselt üldse ja kalad on ikkagi hukule määratud. Et võib küll pumbata, aga kui suurt see kasu nüüd annab, seda peaks tegema siis kuni jää lagunemiseni välja. Et ka varem alustamine poleks suurt kasu toonud? Ei usu. On ikka nii palju suur, et veekogu, et Õnneks on suurem osa rannikumerd jäävaba, see oht kummitab just siseveekogusid. Selliseid olukordi väga palju sellel talvel teada ei ole. Reeglina ikkagi tegelikult seal midagi väga suurt ära teha ei saa, sellepärast et veekogud on piisavalt suured, et seal ei anna seda hapnikku kuidagi eriti juurde panna, et see aukude puurimine küll toob mõningal määral leevendust ja kui seal teha veel nii-öelda aereerida, aga ta on ikkagi looduslikul veekogudel ta pigem ei aita, et seda saab, kui on kodutiigid, hakkavad hapnikupuudusesse jäävad, et seal võib seda proovida. Spetsialistide hinnangul kalade populatsioon taastub sellises olukorras kiiresti. Kõige haavatavamad on eelkõige röövkalad, augid, ahvenad, särjed ja samuti noorkalad. Tugevamad on karplased, linask ja kogred.